videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios ja väga õige oli praegu öelda ka ja tere maailm, sest otsaga on nüüd juttu ka maailma teise poolega peaaegu ikka see 6-7 tunnine ajavahe ja kõik sinna juurde kuuluv, mida tänu Nõmme raadio toetajatele saab endale lubada hetkel. Minu daamid ja härrad, meine damen und herren, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid, tavariši. Täna on vestlemas meiega Maik Kalamus. Maik, mis on uudist, mida oled sina kuulnud? No näiteks Eesti edusammudest viimastel aastakümnetel. Põhimõtteliselt siit Ameerika poolt ka Washingtonist, et ajavahe on siis 7 tundi, meil on hommik, teil on sellega õhtu, sellega täna on siis kolmapäev, mida me lindistame seda. Et kui rääkida nüüd 30 aasta viimastest edusammudest Eestis, siis tekib tõesti küsimus, et mis see 30 aastaga siis muutunud on. Et kui ma täna hommikul lugesin uudiseid, et näiteks Poola majanduse kohta ja kõrvutasin seda siis ka Eesti majanduse kohta, siis tuleb täitsa nagu kurb meel, et millega meil on siis tehtud see viimane 30 aastat. Et nagu ma aru saan, elektrit siiamaani tehakse ikkagi põhiliselt meil kivisöest ja ahjudega, mis on siis veel nõukaajast pärit. Tallinn-Tartu maanteed ei ole siiamaani suudetud 4-realiseks teha. Siin näiteks USAs on praktiliselt iga küla vahel 4-realine. Tekib siis tõsiselt küsimus, et kuhu need kõik läinud on, et kui mäletame nõukaaja lõpust, kus olid Eestis suured tehased, tehti kõik võimalike tööstustoodangut, siis praegu ma vist ei teagi, mis peale uste tehakse, aga uksed ka vist tulevad, jupid tulevad üldse välismaalt ja midagi lõigatakse kokku. Ja nüüd elektri hind muidugi on see, mis on kogu tööstuse lõpuni ära tapnud. Nagu ma olen kuulnud ka siis kõikvõimalikud hotellid, restoranid on saanud nüüd suure laksaka nende elektrihindadega, et ega sealgi midagi enam hõisata ei ole. Nii et kas tõesti 30 aastaga on suudetud riik täiesti külile ajada. Nii nagu ütleme Titanic, mis läks suure hurraaga välja, täiskäik edasi, kuni käis pauk ära. Ja kui vaadata nüüd makse, millest me oleme ka ennem rääkinud, et me oleme nüüd selles suhtes oleme nüüd maailma tipus, et meil on nagu kõige suuremad kogumaksud. Nii et kui just sinna eelmine nädal sain Poola kolleegidega kokku ja rääkisime siis maksudest, siis ta ütles, et oi, ma tahaks nii Eestisse minna, seal on nii head maksud, et just oma ettevõtted sinna viia. Ja kui ta sai teada, mis seal tegelikult toimub, sest ainult pankadel on Eestis ja nemad saavad nii palju välja viia, kui tahavad ja ütleme suuremad korporeedid, mis ei muidugi kuulu Eestile, need saavad ilusti seal offshore firmade kaudu ja niinimetatud võltslaenudega, iseendale antud laenudega raha välja viia, aga kõigest muust muidugi on nagu suhteliselt jama. Et no, ma küsin sinu käest, Margus, et mida sina oled suurima muutusena viimase 30 aasta jooksul, mis on tõesti inimeste elu paremaks teinud Eestis? Inimeste elu on vaieldamatult paremaks teinud seda on muidugi parasjagu irooniline ja kummaline öelda, et mõtlemisvõimelisi just nagu jääb vähemaks. Refleksid reageeritakse ära küll. No hea küll, natukene kirutakse seda teist ja kolmandat ka, aga et keegi mõtleks nii kaugele, kui on küsimus, miks? Näiteks, miks on vaja tõsta maksusid? Miks peab olema energia nii kallis? Miks ei jätku kellelgi õieti Eesti tarbeks raha
ja miks, jube julm küsida, miks ei ole Eestis kulgevaid protsesse juhtimas sütikenegi helgemad pead, kes oskaksid näiteks malet mängida või midagi taolist. See oli eile või üleeile, kui kuskil vene keeles oli see, no nagu neetud, ma valdan seda keelt kaunikesti, nii üle keskmise, sutikene küll, aga ikka. Seal oli viktoriini küsimus, venelastele mõeldud muidugi. Mis asja me oleme võtnud kaasa nõukogude ajast ja mida me siiamaani natukene kasutame? Ma vean kihla, sai arva ära. Seda ei oska ütelda, muidugi nõukogude mentaliteetini on nii heas kui halvas mõttes, et halb mõte on see, kui näiteks nõukogude alguse ajal, kui ütleme, no kui Eesti aeg tuli, siis inimesed arvasid, et nii nagu varastamine käis Vene ajal, peab see ka edasi käima. Mis ka muidugi käib. Et see on üks niisugune asi, mis on nõukaajast tulnud. Et see on see mõisaküll sellest lohiseb, et las varastame riigi tagant nii palju, kui saame. Aga muidugi näiteks tööstused asjad, ütleme, ega seal midagi uut tulnud ei ole, nii et ma jään vastuse võlgu. Sa panid peaaegu 10. Õige vastus oli me mõtleme natuke. Jah, mõned mõtlevad ja muidugi see, mida sina siin praegu rõhutasid, see on see, mida minusugused hellitavalt nimetavad Sovetskaja zakalkaks ehk siis nõukogude aegseks karastuseks, mis eesti keeles väljendub, et kui ei saa, siis kuidagi ikka saab. Ja umbes selle nahka me mõneti võime minna. Sa ütlesid, et varastati ja nii edasi ja varastatakse praegugi. Sul võib olla õigus, aga tegelikult inimesed ju mõtlevad, kuidas hakkama saada ja tunnevad ära ka neid, kes ei saa eriti hakkama. Muidugi kannab meie eest hoolt ka meedia, kus tuuakse näiteid, näed, see sõitis sinna, see ostis sihukese asja, mis jätavad tahes-tahtmata inimesele mulje, et ja sina siit ei saa nüüd hakkama, ole nagu nemad ja nii edasi. Aga see eriti ei aita. Kuidagimoodi, muide aastat 30 tagasi siinsamas Nõmme raadios ma esitasin küsimuse, miks Mooses kakerdas oma rahvaga 40 aastat kõrbes, kuigi oleks saanud sealt lupsti läbi minna ja olekski kõik olnud. Aga õige vastus oli, et sünniksid esimesed vabade inimeste kasvatatud vabad lapsed. See tähendab mitut põlvkonda, sest ütleme, esimesed lapsed, kes sünnivad, nad on endiste orjade lapsed. Järgmine põlvkond on endiste orjade kasvatatud vanemate lapsed. Ja vaat siit tulekski nagu optimistlikumalt edasi minna, aga kas me nii väga tahamegi? Ma pean silmas siin kõikumatut usku ja vankumatut tahet, mis kenasti on ära tähendatud meie põhiseaduse preambulis ehk sissejuhatuses. Ja võt siia juurde mainiksin seda, et nüüd on ringi täis saanud, võtame nende, näiteks see nüüd Martin Laine kuulus siis kirjatükk, uurimustöö, teadustöö, mis ta tegi, kus ka Margus Lepa oli pandud sinna Kremli agentide hulka. Nüüd, kui ma sain aru, et ta räägib puhtalt vene keelt ja saab aru kõigest, siis siin
on paralleelid väga kerged tõmbama. See on huumor muidugi. Teine asi on see, et kui ring sai täis, vaatame, mis siin Eestis toimub, on see, et ikkagi see fosforiidi kaevandamine, kuigi praegu on ta niinimetatud vaikseks tõmmatud, läheb kindlasti edasi. See fosforiidi ehk nüüd tuleb välja, et tegelikult on nende väärismetallide või siis muldmetallide koha pealt on ka seal juba mingisuguseid leppeid hakatud tegema. Mida see kõik tähendab? Tähendab seda, et seesama Eesti põhjavesi, 2/3 Eesti põhjavest rikutakse ära. Tähendab seda, et see maa on väärtusetu, see põllumaa on väärtusetu. No, see tähendab seda, et sina hakkad ostma oma joogivett ikkagi kalli raha eest. Pudelist, mitte kraanist, jah. Jah, kraanist, et sa jumalast ise seda ei tee, oma kaevust tasuta ei võtaks. Et tuleta meelde, et põhjavesi on tegelikult ju United Nationi poolt ju nimetatud põhiõiguseks, kus ei tohi tegelikult olla ühtegi maksu. Ma ei tea, kuidas Eestis on, ma arvan, et Eestis on niikuinii käibemaks sinna ikka otsa suratud, aga tegelikkuses ei tohiks seal olla mitte ühtegi maksu peal ja ta peaks olema nii kättesaadav kõigile, et keegi ei tohiks siis selle pärast kannatada. Ja noh, Eesti muidugi tuntud kõrberiik. Noh, ma ei kujuta ette, mis jukerdused seal teevad, aga ma arvan, see ongi üks põhjus, kuidas raha teenida. Keerame sinu põhjavee tuksi ja siis sa saad osta meid kalli hinnaga. Et no, nüüd paralleele on nii palju, millest paralleele, vabandust, ma sõidan sulle praegu kärinaga sisse, on tõepoolest palju, aga üldpõhimõte on sama, mis viina võtmisel. Kadunud Hardi Tiidus ei väsinud rõhutamast, et viin on tarkade inimeste jook. Kusjuures siin viin tähendab üldistavalt kõike, mis hakkab pähe. Ja nüüd, kui me vaatame näiteks seltskonda, kes tormab pitsidega täidetud laua juurde ja kukub sisse lahmima, peaasi on, et rohkem saaks, sest muidu on see ju käes, selle eest maksma ei pea. Ja siis keegi juba oksendab kuhugi, siis keegi ajab midagi ümber ja seda sa ju kirjeldasid. Rikutakse ära põhjavesi oma isiklikus ahnuses. Kamraad Harri Raudvere sattus lausa püssitoru ette, kui ta käis vaatamas ühe uhke prügimäe avamist. Ta sõitis nimelt oma džiibikesega kuhugi mingi künka otsa ja vaatas ja silmad olid temal suured, et kurat võtku, seal on ju igasugune isolatsioonikiht panemata ja sinna hakatakse praegu lihtsalt pinnast peale lükkama, väites, et kõik on korras, prügimägi isoleeritud ja vaata, siin on põhjus, miks. Prügimäed ja põhjavee hoidmine saab olla riigi ja ainult riigi pärusmaa, kusjuures sellega tegelema võiksid pääseda ka ainult ausad inimesed. No ahnus, tead, loomuomane nähtus, sest vaata, prügimäe teeb valmis näiteks osaühing ja puh. Nii kui see valmis on, nii osaühing likvideeritakse, juba on see kellegi teise oma, kellegi kolmanda oma ja siis, kui põhjavesi on omadega prõssus, vot siis hakatakse taga ajama, et aga kes jättis töö tegemata? No seda esimest, kes töö tegemata jättis, aga aruandesse kirjutas ja raha tasku pistis, seda ju enam ei ole. Jah, täpselt niimoodi, et ja kui siin vaatad, näiteks Eestis on üks väheseid riike, kus ükski ametniku ei ole võimalik kriminaalselt vastutusele võtta. Regressiõigus on meil sisse kirjutatud siiski seadusesse, aga... Jah, no seaduseid, ma arvan, neid jälgitakse täpselt nii nagu heaks taldab ja noh, eks see põhiseadus on ju nüüd ainult paberiks jäänud, et seda enam keegi vist seal Riigikogus ei pea mitte millekski. Kui võtad siin
kas või inimeste nagu põhiõigused, inimõigused. No ma räägiksin natukene sellest kõikide poolt siis vihatud koosist. Et koos oli siis mõeldud tehtud kahe inimese poolt, see oli siis Aivo Peterson, kes oli siis massaaži tegija vist oma salongis ja ettevõtja siis Oleg Ivanov. No kuidas nende ideed, nagu ma suhtun, see on iseasi. No näiteks ma kindlasti ei ole nõus kahekeelsusega Eestis. Et siin peab ikkagi Eestis olema rahvusriik ja olema siis üks põhikeel, mis on eesti keel, aga see selleks ei tähendagi see, et ma peaksin kõikidega ja kõikide arvamustega nõus olema. Aga millega ma nõus ei ole, on see, et Aivo Johanson on nüüd 2 aastat kinni istunud ilma süüdistuseta. Et kes on lugenud seda süüdistust, no saavad isegi aru, see on täielik komöödia, et sellega ei ole nagu mitte mingi reaalsusega, mitte mingit tegemist. Et ainuke asi, ainuke tõend, meil on isegi eestist.com portaalis see üleval, meil on kuvatõmmised üleval täpselt see süüdistusest. Ja ainukene asitõend on siis see, et ta Peterburis vahetas oma siis ülejäänud rublad, mis ta seal puhkusega ei suutnud ära kulutada. Vahetas tagasi eurodeks umbes 1000 euro ligi ja kui tagasi tulles siis öeldi, et näete, et see on siis sinule antud palk Venemaa siis eriteenistuste poolt, et soovitan kõigil seda süüdistust lugeda, mille alusel inimesed 2 aastat kinni istub. No selleks me võib homme, nad võivad arreteerida Marguse enda või siis kelle iganes ja imeda mis iganes süüdistuse välja tahes. Nüüd natukene Oleg Ivanovi poole pealt, et ettevõtja, kes sinna taha tuli, pani oma rahad alla. Ja nüüd tuleb välja seda, et Eesti siis kapo on juba 1,5 aastat üritanud kokku panna kriminaalasja, mille sisuks on siis, et mingisugune pettus krüptorahadega. Ja muidugi nende krüptorahadega, mida siis Oleg on ise loonud, kes natukenegi jagab krüptomaailmas, siis see on niisugune 2 otsaga asi. Kõige lihtsam seletada on see, et kujutage ette, kui te homme teete näiteks oma siis margid, mis kehtivad see ainult sinu enda juures ja sa müüd neid, siis mis selle väärtus on? Kas see on 0 või on näiteks $100? See on täpselt nii palju, kui keegi maksab selle eest. See üldse krüptomaailm on natukene niisugune keerulisem inimestel aru saada ja eks selle pärast oligi siis tehtud kaebus, et umbes 1000 euro eest on keegi saanud kuskil kahjud, oletatavat kahju, sest et me ei tea, kui palju sinu enda loodud krüptoraha maksab. Et kui me saame börsi peal näiteks Bitcoini väärtust teada, siis ütleme pisikeste krüptorahadega on suhteliselt raske seda väärtust välja arvestada ja kas keegi seal sai kahju või ei saanud kahju. See on väga niisugune imelik asi. Ja sinna juurde on see, et juba 1,5 aastat tagasi nad hakkasid seda tegema. Ja nad leidsid siis lõpuks kohtuniku, kuskil alamastme kohtuniku. No meil on kihle, et see kohtuniku pole õrna aimugi, mis asi on krüptoraha ja kuidas see asi toimib. Ja ta kirjutas siis alla rahvusvahelisele tagaotsimisele. Mis sellega tähendab? Tähendab seda on see, kui keegi julgeb teha mingisuguse konservatiivse liikumise, mis ei ole kosher Eesti valitsuse jaoks, siis hakatakse teda kohe taga kiusama. Ütleme, võidakse hakata. Kindlasti hakatakse. Kindlasti, kui vaatame näiteks, kuidas USA's asjad oli, kui te mäletate, oli niisugune asi, kui Alex Jones pandi igal pool meedias kinni, nende sotsiaalmeediakontot pandi kinni ja öeldi, et see on ainujuhus. Ainult üks inimene räägib nii valet infot, et me peame ära tsenseerima. Sealt läks edasi ja aasta hiljem ju võeti kui te mäletate, president Donald Trumpi Facebook ja Twitter maha ja sealt edasi, kuhu maani see läheb. Nii et alati läheb asi edasi. Kui me vaatame praegu, mis Poolas toimub, siis samamoodi tehakse täiesti absurdseid süüdistusi konservatiivide suhtes, kes peavad siis riigist lahkuma ja küsima asüüli näiteks Ungarist. Või siis lausa nüüd paar päeva tagasi üks kõrge konservatiiv, teda siis nii kaua küsitleti ja nii kaua ähvardati, kuni ta sai siis südamerabanduse. Ja seal on veel teisi konservatiive,
kelle siis kodudes on käidud reidimas, see on lihtsalt selle jaoks, et opositsiooni siis ära halvata. Ja samad need asjad käivad igal pool, kus on liberaalid võimul ja aina rohkemaks ja rohkemaks see läheb, nii et te panete tähele, poole aasta pärast võivad need asjad olla hoopis teised, kui mitte midagi muud ei juhtu. Nagu sa enne ka ütlesid, et Eestis on paganama niisugused kahtlased isikud siin etteotsa saanud. Kuidas nad saanud on? On sellest saanud, kuidas vanasti nad ärastasid asjad, need eliit, kuidas nad endale tegid siis oma parteid, kuidas nad tõid e-valimised sisse, internetivalimised sisse. Ja 20 aastat ongi, nemad on ju omad vennad pannud igal pool etteotsa, et sealt ei saagi ju mitte midagi paremat tulla ja kõik on omale taskud täis kühveldanud. Kui võrdleme näiteks USA-ga, siis ikkagi USA-s sa väiksemaid valitsuse lepinguid ikkagi saad ilma, et sul oleks erilisi tutvusi, siis Eestis on ju, see on täiesti tavaline asi, et kui sul mingisugune riigihange või siis riigitöö või üldse suurem töö, siis sa pead ikkagi 10% pistist maksma. Ja tuleb välja seda, et Eesti inimene ei loe seda kui pistist. Et see ei ole nagu mitte midagi valet, see on täiesti normaalne nähtus. See on ka muidugi, ma arvan, nõukaajast tulnud, et kuidas tuli ikkagi mingit heameelt teha ja anda ikkagi mingisuguse pistise, et asjad toimiksid. Et selles mõttes ma arvan, et Eesti riik on jõudnud juba mingi Aafrika riigi tasemele, kus ei saagi, natukenegi suuremat riigihanget või midagi muud teha ilma, et sa ei peaks kellegi maksma. Ja me näeme neid kohtuasju, mitmeid neid sadamate Porto Francoga, kõigiga, kõik on ühe sama skeemi alusel, aga see toimib päevast päeva täpselt samamoodi. Ja see ongi üks küsimus, see vastus, et miks me 30 aastaga kuskile jõudnud ei ole ja miks me riigieelarve tühi on, kuigi meil on maailma suurimad maksud. See kõik lihtsalt varstatakse tühjaks. Kõik need MTÜ-d, kõik need Ukraina abid, need samad USA rahad, mis siin Eestis nüüd laiaks on löödud, kus need rahad on, mis selle 100 miljonist täpselt tehtud on, mis tuli USAID-i poolt. Kus on meie riigieelarve rahad? Et siin on nagu palju küsimusi ja meil oleks vaja sellist inimest nagu Elon Musk, kes käiks üle meie siis kulud ja ütleks ära, mis siin siis toimub, kus need kõik läinud on. Kui esimese Eesti ajal mahtus kõik ministeeriumid ühte majja, nüüd on terve Tallinn neid täis. Heakene küll, võib-olla jah. Ütleme, see ehitamine, laiendamine, bürokraatial on kalduvus toota ennast juurde. See on juba Parkinsoni seadusest vabalt loetav ja väga kahju on, et Eesti Televisioonis Ants Lauteri sisse loetud Parkinsoni seadus kuidagi kaduma on läinud. Mitu tulekahju oli filmihoidlates ka ja sinna ta läks. Aga praegu, kui me vaatame seda asja natuke kaugemalt, siis me näeme, et on üks kiht või pesakond siukene või ma ei tea, kooslus, kus käib meeletus sagimine ja kus võib-olla mingi 100 miljonit ei olegi eriline raha, vaid see lihtsalt käibki nii. Ja on teine kiht. Sellest me oleme Viktor Vassiljeviga ka rääkinud, et see on toitelahus Petri tassikeses. Sellel siis tõstame makse. Põhimõtteliselt ma ei mäleta, kus ja mille kohta ma kasutasin terminit, et riigist sirgub trahvirood. Sulle pannakse reeglid peale ja nii nagu nõukogude ajal oli see, et kas sa tahad suurt korterit? Jah, tahan. 4-toalist tahan. Miks 4-toalist? Sellepärast, et vaene inimene ei kujutanud ettegi, et on ka 5-6-toalisi kortereid olemas. Mujal maailmas vähemalt oli, ma ei tea, kuidas meie aladel. Ta ei suutnud
vaadata vasakule ega paremale, 4-toaline 3. korrusel, see oli elu ideaal. aga ideaalid muutuvad ja praegu võib-olla inimene, kui ta satub niisugusse 60-ndate, 70-ndate, 80-ndate 4-toalisse, vaatab, et mis inimese jaoks see küll konstrueeritud on. Ise siin rääkisin ühes saates sellest, et köök oli nii pisikene seal, kus ma elan, et minu mõõtu mehe jaoks tuli sein maha võtta ja teha lahtine köök, sest muidu ühekaupa jah, ehk mahuks sisse, aga see oli ka piisavalt piinarikas. jah, et räägiks natukene sellest natuke naljakamast teemast, mis ma sain teada oma Eesti sõprade poolt, et USA-s on munakriis, et meil läheb poodi ja kanamune ei ole, kanaliha pole, et siin et tuleb välja, et Ameerika on abi vaja kanamunade poolt. No ma natukene uurisin seda probleemi, helistasin oma tuttavatele, kes erinevates USA otsades elavad ja mitte keegi ei ole seda munakriisi ise näinud. Et tuleb välja, et see on põhiliselt CNN-is ja sellistes, ütleme, sopameedias on siis üles toodud, aga Eesti siis päris tõsiselt räägivad, vaatasin Ekspressis lausa kirjutavad, et kuidas see roiskub kapitalism Eestis on siis nüüd pead tõstnud ja ega siin pikka pidu enam ei ole nende arvust. See on niivõrd absurdne, et võib-olla on kriis nende niinimetatud kõige odavama otsa kanamunadega, mis niikuinii süüa ei kõlba ja mida Walmartis siis saab seal mõne $1 eest. Et ma seda kohta ma ei tea, aga ütleme normaalsed inimesele söögikõlbulikud kanamunad on igal pool olemas ja ma soovitan teil mitte saata siia poole mune, et need võivad katki minna. Ja meil neid seda otseselt siin vaja ei ole ja ka kanaliha on küllaga. Ma siin mõtlesin oma patuse peaga vandenõu teoreetiliselt, et 20. aprill peaks olema siis lihavõtte all, kus siis värvitakse mune ja koksitakse ja on muid ilusaid kombeid, lihavõtte jänkud ja mis seal kõik on. Et kas see, et isegi Ameerikas ei ole enam mune, tõstame hinda. Kas see ei ole ehk see? Kusjuures see on täitsa õige mõte, sest et kui mäletame siin koroonaaegu, kuidas öeldi seda, et kuna mingisuguseid mikrokiipe pole, siis ei ole ka autosi saada, et need ei saa kuidagi osta. Ja et seda turunõudlust siis kuidagi pidi täita, siis olid nad pidid tõstma umbes 1/3 võrra auto hindasid. Ja see pidi ajutiselt olema. No kuule, nõukogude ajal ajutiselt lubati ehitatavate majade korterite lagesid, ajutiselt lubati teha 2 meetri ja kas see oli 65 sentimeetri kõrguseks ainult ja siis 2,55 peale ainult ja ajutiselt ja ma ei ole näinud mitte ühtegi jeekimit, kes Mustamäel, Lasnamäel, Õismäel hakkaks siis seda ajutist 2,55 tagasi tõstma. Ma ei mäletagi, palju see oli, kas 2,70 oli või? Jah, eks see ole loogika, et tekitame kriisi, tõstame hinda ja siis saamegi selle hinna, et eks see ole ka niisugune. Kusjuures nad räägivad siin sellest linnugripist ja asjadest, et üks inimene oli kuskilt haigeks jäänud. Et kui sa ise teadki, et ega haiglas seal ju, ega nad ei suuda ju kõike teada saada, mis sul üldse viga on. Sa võid seal ka 10 korda käia, öeldakse, et veri on korras, et te olete ise kuidagi siis peast vigane, et me ei leiagi, et kuidas nad nii täpselt selle siis seal kohe leidsid. See on ise asi, et eks see ole niisugune
noh, paanika tekitamine ja kliki müümine, et see paanika müüb ju alati kõige paremini, saab jälle mingisuguseid vaktsiine või mingit muud jama sulle peale müüa ja mingisuguse uue kriisi tekitada. Nii et no oleme vaatame, et eks see ole Eestis samamoodi öeldi, et oli ju seagripp ja sead tapeti maha ja mis sealt edasi sai, eks see kogu see tööstus Eestis sai ju kõvasti vastu pükse ja sai küll, aga ta läks ka kindlatesse kätesse, kui ma ei eksi. See on nagu hindade tõstmisega. Vaata, kui tõstatakse mingisuguse toiduaine hinda, olgu see siis või munad või ükskõik mis, siis mis peab olema tulemus? Ilmselt siis, et inimesed nii palju seda ei ostaks, aga sama raha ikka kätte saaks. Aga kui nüüd vaadata teist otsa, siis on terve hulk inimesi, kes enam ei jõua seda asja osta, noh ja kelle arvelt siis ostavad need, kellel veel raha on, aga kasum jääb ju samaks, nagu siin irvitati, et toornafta hinna langust maailmaturul peab kompenseerima kütuse hinna tõusuga tanklas, sest peremees peab ju oma papi kätte saama. Ja võime ju täitsa võrdusmärgi sellele tõmmata, millest me alguses rääkisime, selles samas fosforiidist ja Eesti põhjaveest. See on samamoodi, sa tekitad kriisi ja siis saad hakata inimestel müüma asja, mida neil enne vaja polnud, ehk puhast vett ja siis vastavalt selle hinnaga, mida sina enne siis määrad. Ja sul ei olegi muud varianti, kui sa pead seda ostma, nii et ongi sama skeem käib igal pool. Tegelikult see on ju mõistuse ja loomu vastane, et inimene peab ostma pudeli vett, kuigi väidetavalt kraanivesi on ka puhas. No ei tea mina, kas kraanivesi on nüüd mustem või puhtam kui pudelivesi, aga ma ei tea, kas pudelivesi on mustem või puhtam või no hea küll, ta sisaldab midagi või ei sisalda midagi. Ühe pudeli peal oli kunagi aastat 10, võib-olla vähem tagasi koguni sildile kirjutatud, et rasvasisaldus 0% joogivees. Rasvasisaldusega joogivesi on ju nõudepesuvesi või mis? Jah, täpselt nii ta ongi, et siit jõuame edasi järgmise küsimuseni, järgmisel mõtteni, mis on siis nüüd eile Donald Trump helistas siis Vladimir Putinile. Tuleta meelde, et saade on ette salvestatud ja tänane kuupäev on 19. märts. Jah, et siin veel võivad kõik asjad veel muutuda. Aga see on tähelepanuväärne, et nad siis rääkisid 90 minutit relvarahust ja nad ka leppisid kokku siis, et Venemaa ei ründa siis strateegilisi objekte ja ütleme. Kui kindel see on, et nad leppisid selles kokku? Nad puudutasid paljusid teemasid, aga milles nad kokku leppisid, kui leppisid üldse? Täna hommikuses siis Donald Trumpi enda pressiteates, siis nad ütlesid, et nad leppisid kokku, et Venemaa ei ründa Ukrainas olevaid siis energia ja strateegilisi rajatisi ja vastavalt siis täna pidi minema seesama leping ka siis Zelenski juurde, et Zelenski samasugusele lepingule alla kirjutaks. Et see on nagu. Siin on üks nüanss. Kas sa mäletad uudist, et Vene, kuidas neid nimetada, okupandid või asjad või see ründav pool pommitas puruks nafta või gaasijuhtme ja oli meeletu tulekahju, ma nagu ei mäleta. Need
juhtmete ümbrused on pühad ja puutumatud pinnad justkui olnud või on siis tõesti nii oskuslikult maha vaikitud. Hea küll, mõned elektriga varustamise värgid on tõesti pihta saanud, aga tead, see, et nüüd lepiti kokku, et jätkatakse nagu kogu aeg oligi, siis see on natukene, mulle tundub imelik. No konkreetselt ma neid asju ei tea ja üldse ütleme seal Ukraina poolne meedia, ega Vene poolne meedia ka parem pole. Ega sealt tõde sa teada ei saa, sest et need on ikkagi kindlasti kindla kontrolli all, ütleme, eriteenistuse kontrolli all, mis tohib üldse välja minna, mis info. Aga ütleme, selge on see, mida oli lubatud. Seda, et see sõda ära lõpetatakse, siis on näha, et see on juba esimene samm on tehtud. Et siit lähevad edasi, et võime pessimistlikud olla, aga nagu eelmises saateski ütlesime, et USA raha pole, et nad peab selle asja ära lõpetama, nii et ega siin palju variante ei ole. Küsimus on see, kui suure tüki Venemaa saab siis Ukraina osast endale. Et seda näeme, et kas see Ukraina sõda üldse oligi meie sõda. Mina pooldan kindlasti, et see asi kähku ära lõpeks. Et see meie sõda oli, kui me tuletame meelde Maidani aegasid ja anna see samune mulle seda samust mälu, ma mõtlen. Kes oli see USA senaator või midagi taolist kõrget naisterahvas, kes kõnepuldist Ameerika maal ütles, et me oleme Ukrainasse investeerinud juba 3 miljardit ja meil on aeg hakata midagi tagasi saama. Kas sellega oli vähe öeldud või oli see lapsus lingua, et lihtsalt kogemata libises nii tähtsa kõne raames suust? Ei nii täpselt ongi, et kui arvestada suurriike, kas on ta Venemaa, USA, Hiina, siis nemad mõtlevad ju, ütleme, impeeriumi tasemel, et kus neil midagi vaja on ja kuidas nad selle kätte saavad. Nad ei ole sellised rahutuvid, nagu võib-olla siis meedias on jäänud mulje. Et Ukrainast muidugi investeeriti niimoodi, et seal on ju maavarad, et neid on vaja ju kuidagi kätte saada. Ja selleks oligi muidugi ka sõda väga hea asi, et neid pankrotti viest, et ega see on ikkagi suurem osa on laen, mis on antud Ukrainale ja kuidas nad tagasi nüüd seda suudavad maksta, eriti kui neid on 10 miljonit vähem inimest on. Ja eile kusjuures oli uudistest täitsa, oli selline peatükk olemas, kus räägiti täiesti sirge näoga täitsa tõsiselt, et tahetakse muudest riikidest, eeskõige Aafrikast tuua umbes 8 miljonit inimest sisse Ukrainasse, et saaks need siis uuesti majanduse käima. Aga mis sel vaesel riigil on siis põllumaad on BlackRock üles ostnud. Nüüd oma sõjavõlgadega peavad nad oma siis maavaradest ilma jääma. Ega Ukraina ei puutugi siin asjasse. BlackRock toob omale Aafrikast 8 miljonit odavat töölist või siukest asjapuud, ütleme pool nendest teeb tööd, pool on pereliikmed. Mis puutub siia Ukraina, kui maad on üles ostetud? Ukraina, see on, võiks lausa öelda, et kirjandusteoreetiline fenomen. Ja eks ka meil on ju vaja võõrtööjõudu. Miks? Sellepärast, et meil käis noortele totaalne sisendus. Kui sina ei taha olla palgatööline, hakka ettevõtjaks. Ja kujuta endale ette, kui noored hakkasidki ettevõtjaks, vaatasid ringi, kurat, tööjõudu ei ole. Kõik me oleme ju ettevõtjad. No ma saan aru veel, ütleme, koorijuhtide segakoor, see on arusaadav, kõik peavad viisi ja
eks kordamööda saavad nad seda koori ka juhtida, aga tootev üksus, seal peaks olema ju midagi stabiilset, eks ole. Mitte, et nagu oli omal ajal Filharmoonias Eesti riiklikus akadeemilises Filharmoonias, seda rääkis ka kirus mitu korda Mati Noode, et kurat, sõidan apelsiniga jälle Siberi turneele, mitte ühte tuttavat nägu bändis ei ole ja afiši peal ka täitsa teised näod, kusjuures mitte nende omad, kellega ta sõitis ja mitte ka algkoosseisu omad, keda ta nii mäletas. Mis edasi? Jah, täpselt nii see ongi, et siit ma vaatan, mis siin edasi saab, et natukene võib-olla räägiksime siis meie MTÜ Konservatiivne Eesti tegemistest, et meil on nüüd plaan järgmise nädala jooksul siis panna meie veebilehel üles konservatiivneeesti.com eelmise aasta kokkuvõte, midagi väga suurt ja põrutavat seal ei ole, sest me oleme ennem juba rääkinud, et me oleme toedanud siis nii Daniel Merere kohtuskäike, siis ka Märt Põdrale oleme andnud siin abi tema arvete maksmisel. Ja mõlemad nüüd kaasused on läinud juba Euroopa Inimõiguste Kohtusse. Neid veel arutusele, nagu ma aru saan, ei ole veel võetud, aga sammud on tehtud. Siit edasi tahtsin sellest rääkida, mis me nüüd viimasena ette võtsime. Kuigi me üritasime leida Eestist erinevaid siis kompanjone, erinevaid siis liitlasi, et kutsuda siis nii USA-st kui Ungarist järgmistele kohalike omavalitsuste valimistele vaatlejad, sõltumatud vaatlejad. Et lõpuks pidime selle asja ise ära tegema. Tegime enda MTÜ Konservatiivne Eesti nimel ja siin said siis vastavad avaldused üle antud nii Republicanide partei juhile, nii Heritage Foundationisse, nii mitmesse teise siis mitte riiklikusse organisatsiooni, pluss sai ka kiri siis üle antud Valgesse Majja, et kutsuda nüüd sõltumatud USA vaatlejad vaatlema meie kohalike omavalitsuste valimisi, mis on nüüd oktoobrikuus. Ja just mõttega, et nad tulevad, hoiavad silmad lahti, mis meie internetivalimistega toimib. Eriti neid huvitab just sellepärast, et oli ju Siim Kallas see mees, kes Eestisse nad tõid. Ja Kaja Kallas on ju täielikult antikangelane USA-s ja nad just tahavadki näha, mis jama seal Eestis täpselt toimub. Ja kui just siin paar kuud tagasi öeldi, et nad ei tunnista Venezuelat valimisi eelkõige just internetivalimiste pärast, siis täpselt selle sama tarkvara on ju eestlased endale kasutusele võtnud ja ma usun, et neid väga huvitaks, mismoodi see asi toimub ja mismoodi see suur demokraatia Eestis käib. Nii et eks loodame, et me saame nad nõusse ja samamoodi sai ka siis Viktor Orbanile kiri saadud, et Ungari saadaks oma delegatsiooni vaatlema, mida rohkem on vaatlejaid, seda parem. Lihtsalt minu tekib küsimus, miks keegi teine ei tahtnud punti tulla, miks keegi teine ei tahtnud seda, et tuleks välisvaatlejad, hoiaksid silma peal, kas on kõik ikkagi aus, kas on kuskil mingi kitsaskohad ja neil on ka paremaid eksperte kui pisikses Eestis. Nii et loodame, et sellest on abi, loodame, et me saame siis ka vastavad vastused, nad kindlasti tulevad ja kindlasti nad siis usun, et oma meediaga ka kohal, nii et selliseid asju me siin teeme, nii et me ei istu käed rüppes, vaid üritame ikkagi igatepidi tähelepanu tõmmata sellele jamale, mis Eestis toimub, et äkki siis saavad natukene targem mehed ette otsa, et ei ole nii, et kompuuter valib, kes seal eesotsas on. Ehk nagu me tänapäeval ütleme AI, Artificial Intelligence ütleb, et meie tahame, et Kaja saaks 25 000 häält ja nii ta ka saab. Sina ole kuss ja sina ära vaidle, sest et arvuti ju ütles nii ja seda ei tohi siis vastavalt kahtluse alla seada. See on ka omaette
fenomen, et sa ütled, et mitte keegi ei tahtnud kampa lüüa. See on üks igavene needus. Olen ma kogenud seda Nõmme raadiostuudios, kus tulevad nii-öelda tema pühadusele lähedal seisvad isikud, et arutaksime teatud küsimusi ja nad räägivad sulle enne saadet niisugusi asju, et ja paned mikrofoni käima. Mitte sõna ka sellest, pigem kõik vastupidi. Kui me vaatame, omal ajal ma juhtisin sellele tähelepanu, millise vaimustusega Ida-Viru juhuslikud inimesed tänaval tervitasid integratsioonile eraldatud suuri summasid ja no isegi mõni purssis eesti keeles välja öelda, et jah, hädasti vaja integreeruda ja nii edasi. Ta teadis, mis on õige vastus ja ütles selle välja. Umbes sihukest asja on kirjeldanud ka niimoodi läbi lillede mitmed kirjanikud, kus põhjustatakse totaalseid lollusi just sellepärast, et arvatakse end teadvat õiget vastust. Aga mis on õige vastus? Ja kui me oleme olukorras, kus mikrofoni räägitakse ühte juttu ja omavahel, näed, õige sõrm tuli, hoopis teist juttu, kas me saamegi siit üldse edasi minna, kui meil on tekkinud siit maalt siiamaani ühiskond, samm vasakule, samm paremale tähendab põgenemiskatset ja sind tühistatakse, sest meil ju selliseid ei ole. Mis ütled sa selle kohta sealt kaugelt, 7 kellatunni kauguselt? No Eestis, kui käies ja eestlastega rääkides, siis põhiline asi, millega räägitakse, on see, et Eestis saab elada hästi küll, aga sa pead teadma, kuidas mäng käib. Nii, et nad on selles süsteemis sees ja nad ei tahagi, väga palju ei tahagi süsteemi muutus, sest et nad teavad, kuidas süsteem käib, kuidas mäng käib, kuidas sa pead ütlema ja astuma nii, et sa kuskile vahele ei jää, kuskil kellegile varva peale ei astu. Ja põhiline on ikkagi hirm. Elatakse hirmus hommikust õhtuni, et äkki ma ütlen midagi valesti, äkki ma kaotan oma töö, äkki mu vastu midagi tehakse. No nii nagu meil on juba näiteid olemas nii Aivo kui Olegi poolt, et võidakse vabalt teha. Ja inimesed on arad. Ja arad on just sellepärast, et mul on midagi kaotada. Mul on kallis auto liisitud, mul on ilus korter, ka siis laenuga võetud. Mul on vaja neid maksta ja see töökoht ma pean seda hoidma, sellepärast, et neid kulusi katta. Ja seal ongi see ring, et tahaks ütelda küll, aga ei julge. Sa võiksid olla inimene, aga sa oled pelgalt, kuidas ilusti öelda, teatava, isegi mitte rahavoo, vaid raha nirekese bonne hooldaja. Aga mis on siis vahet sellel, mis praegu toimub ja orjanduslikul ühiskonnal? Ega ei olegi. Ainukene toimiv riigikord ongi orjanduslik kord. Sa pead kartma teda, sest tema on ju Jumala maine kehastus, nii nagu vanasti öeldi. Ja usu mind, see mõte torkas mul tegelikult teist korda juba pähe. Kui ma olen siin öelnud vene keeli Sovetskaja Zakalka, mis tähendab nõukogude aja karastust, siis kas mitte meie lapsed, kui nad on meie vanused,
ei ütle vaikselt, kuid teatava uhkusega, et aga mul on teise Eesti Vabariigi karastus. Mind sa nii kergelt ei võta. Jah, on selliseid põhimõttelisi inimesi, aga nendel ei ole lihtne, et oma põhimõtteid siis kinni hoida, et ongi inimesi, kes mõtlevad selle peale nii, nagu oli nõukaajal, kes lähevad, viivad avalduse siis kommunistlikusse parteisse, et äkki saab midagi paremat, äkki saab midagi kõrgemat. Ja teised inimesed olid need, kes keeldusid nõude siis kommunistlikusse parteisse minema põhimõtete pärast, kelle siis vanemad olid Siberisse viidud või mis iganes. Nad lihtsalt keeldusid sellest ja ega neile eriti ei pakutud ka. Jah, ega neile selles mõttes täiesti õige, et neile ei pakutud ka. Partei on kandidaatide selekteerimise organ iseendasse. Ja nüüd ma küsin, et kes oli õnnelikum? Kas see mees, kes ei endale kindlaks, tal on põhimõtted, või see mees, kes nagu keerab sinna suunda, kus pool temal on sellel hetkel parem? Nii et jäävad nagu minule tõsised küsimused, et kuidas sa endaga elad, kui sa räägid seda juttu, mida sa ise ei usu, või sa ei julge rääkida seda juttu, mida sa siis põhimõteteks pead. Ja sa üritad seda kõike teha täpselt selliseks, nagu on vaja, et valitsusel, meedial, et vaja kuulda oleks. Nii et näiteks siin tema paralleelid sellega, et nüüd on kohalike omavalitsuse valimised tulemas ja ma kutsun üles inimesi kandideerima. Inimesed ütlevad, et ei, ma ei taha oma nägu kuskil näidata. Ma ei taha, sellepärast äkki mul tuleb mingisugused probleemid. Aga siis järgmine kord, kui nüüd on valitud see kohalik omavalitsus, siis nad ütlevad, aga me ei tea, mis seal toimub. Seal toimuvad sellised pettused ühtepidi, teistpidi, kolmandat pidi. Aga miks sa ise ei võtnud jalgu kõhu alt välja ja üritad midagi teha selle jaoks, et paljastada seda, et näha, kuidas see niinimetatud süsteem toimib ja sealt edasi on võimalik ainult kuidagi seda asja parandada või seda paati külili ajada. Et minule tekivad tõsised küsimused, et kui inimesed ütlevad, oi, ma tahan fosforiidi vastu võidelda, aga ma ütlen, et tule kandideeri, siis öeldakse, et aga praegult ei ole õige aeg, ma praegult ei taha seda asja teha. Ma ei taha oma nägu kuskile niimoodi ülesse panna. Äkki tulevad probleemid. Ja siit edasi ongi see, et 4 aasta pärast võib-olla ei ole seda põhjavett enam. Võib-olla see maja, kus sa elad, see pead hakkama kuskil tünniga endale vett vedama. Ja kõik sellepärast, et ma ju ei tahtnud. Ma ei tahtnud kuskile oma nägu välja panna. Ma ei tahtnud seda, et mul mingi probleemi tekiks, et keegi minu peale viltu vaataks, kas siis Delfist või Postimehest. Tuleks halb artikkel sinu kohta. Aga see ongi juba see, et kas sa oledki siis ori või sa oled peremees. Et see on põhimõtteline küsimus. Et ma ikkagi kutsun üles kõigile, et me vähegi põhimõtteid on, pange oma nimikirja, tehke valimisliit koha peal. Ja ärge laske neil parteidel, kellel on palju raha, teist üle sõitest. Te olete kohalikud inimesed, teie teate, mis seal toimub. Ja kindlasti, kui teil on seal mingisugune kinnisvara ja asjad, te tahate ju, et see koht ikkagi ilusti säiliks, te tahate, et teil oleks mingisugused võimalused, kas või ütleme nende mega suurte tuulikute kohta, et ütelda, et mis iganes on veel tulemas, me ju ei tea veel, mis lepinguid on kuskil kellegagi sõlmitud, mis on veel laastavamad, ütleme eestlaste jaoks. Nii et ma soovitan kõigile, et ärgake üles, pange oma nimikirja, mõelge, pange oma siis valimisliit kirja. Ja kui reklaami vaja on, siis meie eesti.com või siis meie saated, nii Maarja saated kui minu saated, me võime vabalt teid reklaamida. Täiesti tasuta ilma ühtegi nõuet vastu saamata või nõuet esitamata. Tuleb välja tegelikult üks põhimõte, seesama üks ja ainus põhimõte. Inimene peab otsustama, kas ta tahab Eestis ühiskonda või ta ei taha Eestis ühiskonda ja poeb peitu oma väiksesse elamisse.
maksab uhkusega igasuguseid kuradi makse, olgu nad liisingud või värgid. Ja kas ta üldse mõtlebki, mis elu see on? Keerab ukse lukku, tõmbab kardinad ette ja siis laulab aitsih, aitsah, ai veled või midagi taolist. See kõik on näilisus. Ja samamoodi kandideerimine. Miks sa arvad, et sa oled rumalam kui teised? Et nemad seal on targad, kõik nemad oskavad otsustada. Ei, seal käib ka paras kisma. Minu pärast kuulake üle Igor Gräziniga möödunud neljapäeval eetris olnud saade. Seal herr Gräzin valgustab ju imeselgelt, kuidas asjad käivad. Tõsi, ta ei nimeta kõike nimedega kõike ja kõiki, aga põhimõtte räägib ta ju lahti. Nii et meil ongi küsimus, mida me siis tahame kõikumatus usus ja vankumatus tahtes? Kas endale mõningaks ajaks sooja pesakest kasvavate maksudega või katsume olla eestlased Eestis? See vist ongi see põhiküsimus. Jah, no muidugi seda, et need poliitikud on targad, see on ikka täielik muinasjutt. Et Margus, sina oled näitlemisega tegelenud ja õppinud seda asja. Ma usun, et sa näed ära läbi seda, kuidas need poliitikud tegelikult ongi täielikult näitlejad, võib-olla mitte kõige paremad näitlejad, aga näitlejad, kes on siis selle teksti ilusti pähe õppinud, mis vastavas erakonnas neil vaja olla on, mis see rahvas kuulda tahab ja seda juttu keritakse siis aastast aastasse. Et see ei tee neid kuidagi targemaks, kui nad, see tekst kordub. Ma võin omast kogemust ütelda, et väga paljude intervjuude seisus paljud asjad korduvad, aga nemad teevad seda päevast päeva ja saavad raha ka veel selle eest. Ja kui arvata, et nad on kõige targemad ja helgimad pead, siis kindlasti mitte. Võib-olla Riigikogus on 3-4 inimest, kes on üle keskmise targemad, aga ülejäänud neist on täiesti, see on ikkagi uskumatu kompott, mis seal on. Ja mis inimesed on samamoodi ka valdades, samamoodi ka maakondades. Need poliitilised broilerid, kes ainult mingit käsku täidavad, ega nad, seal ütleme, tarkusega pole küll mitte midagi seotud, et selles mõttes karta, et äkki mina olen rumalam. Seda kindlasti mitte, kui vähekenegi oled raamatuid lugenud, mõne talve koolis käinud, ma usun, et see intelligents läheb üle ja eriti kui sul põhimõtted on, siis ma usun, et see on juba suurem osa võidust. Ükskõik mis põhimõtted on, kui sul need on sinu kindlad põhimõtted, siis sa oled juba üle neist, et kui vaatame neid poliitikuid, kes üks päev on ühes erakonnas, teine päev on teises erakonnas ja jutt muutub neil vastavalt sellele, kus tuul on. Me teame, et iga reede siin suuremad parteid saavad endale siis sellise uurimused, riiklikud uurimused, mis on rahvameelsus, mis teema läheb peale, mis teema ei lähe peale. Ja vastavalt sellele siis nad korrigeerivad oma sõnu. Nii et mina küsin näiteks, Margus, sinu käest, et kas sa näed mingit vahet poliitikutel ja näitlejatel, elukutseliste näitlejatel? No näitlejad esitavad oma rolle palju veenvamalt. Ei pilguta silmi, ei kokuta, nii sitta tükki, kus sellist jama aetakse, ma nagu ei teagi. Alati pannakse esitatavale lausele mõte taha, mõnikord ka mitu mõtet, et aimaks allhoovusi ja nii edasi. Ja vaat siin ma läheks jälle natukene koledamate sõnade juurde, nimelt Hitler ja Mein Kampf. Seal Kapralaadu, nagu teda kutsuti laulusalmiski, näitab ära parlamentaarse
riigi jõuetuse ja võimetuse, kuidas iga 4 aasta takka võetakse välja jälle vanad hüüdlaused, natukene sõnastatakse ümber ja tullakse välja nagu tead valgel hobusel ja täiesti uute mõtetega, aga tegelikult on see sama vana kamarajura kõigil. Kusjuures detaile võib ju tuua välja niipidi ja naapidi. Üks partei ütleb näiteks, et eesti keel riigikeeleks, teine ütleb, et ei, eesti keel ei saa olla riigikeel. Meil on siin teisi ka, teeme kohe mitu riigikeelt ja ongi vastasseis loodud, kusjuures sellest vastasseisust ei kasva tõenäoliselt välja mitte kui midagi, aga oma valijatele keegi kõva mees on ju öelnud, et ei ole maailmas nii lolli ideed, millele ei leiaks järgijaid. Ja siin ma ütlengi, et oma valijatele nad meeldivad. Iseasi, kas kõik valijad teavad, et nemad ka on valijad? Jah, no see konfliktiteooria, see on ju Karl Marxi sulest tulnud ju. Ja see ongi see põhimõte, mida on siis iga pool hakatud siis peale seda kasutama. Nii on proletariaat vastu siis nendele külakurnijatele, kes tööd annavad. Või siis naised meeste vastu, lapsed vanemate vastu. Ja valitse. Täpselt. Ja kui on küsitud, et mis kasu sellest on, et ei olegi kasu. Nii et see on täitsa õpikutes kirjas, et tegelikkuses sellest üksteise vastandamisest ei ole kellelegi kasu, välja arvatud siis neile, kes valitsevad teid. Et te ei näe neid igapäevaseid probleeme. Et kui Eestis öeldakse, et näed, kõige suurem probleem on ikkagi venekeelsed. Venekeelsetele öeldakse, et näed, eestlased ei salli teid. Aga tegelikkuses probleem on hoopis mujal, on see, et riik aidatakse rahast tühjaks. Nii et see on selline teooria ja selle, kui vaatate ringi ja kui te olete lugenud seda teooriat, siis te saate aru, kuidas kõik on see niisugune jällegi näitemäng, kuidas leitakse kõiksugused, et kuidas olla omavahel tülis, kuidas mitte midagi suuda, ütleme, koos teha. Ja eks see ole ka Eestis suur probleem, et ei suudetagi üksmeelt leida, et igaüks üritab oma põlve otsas ise oma asja ajada ja lõpuks jäävadki, nagu ütleme, tõsisemad asjad tegemata. Võtke Meediapangas Nõmme raadio kodulehekülje peal, otsige üles ulmejuttude all Mr. Costello, kangelane. Kuulake seda ja kui te ei viitsi just õpikuga tegeleda. Ja vaat siin, Maik, sinu jutust tuleb välja ka üks jubedus. Valem on see, et vaenlasi saab olla üks ja ainult üks. Aga praegu keegi kurat ei tea enam, kes ei ole vaenlane. Kõik on vaenlased, olgu siis, minu pärast tuulepark on vaenlane ja pupsti võib siia kerkida tuumajaam, mille vastu me enne olime 4 jala ja 2 sõraga veel. Segadus. Ja üks põhivalem on ka see ju, et külva segadust õhuta vaenuleeki riisukoor. Segadus. Nii täpselt on, et kui mäletame nõukaaega, siis Eestis ju ei olnud probleeme ei mingisuguste homodega, lesbidega. Neid oli igas külas, oli ka Kuusulu külas neid ja keegi neid ei häirinud. Ma ei leia, et ühtegi seadust oleks olnud vaja vastu võtta selle. Oi, kriminaalkoodeks, paragrahv 118, pederastia. Ja seal oli neid mitu. Keegi neid kaebama ei läinud, vähemalt Kuusulus ma ei tea ühtegi juhtumit, kus oleks keegi kaebama läinud, kuigi ma arvan, et iga laps ja iga üks teadis, kes on kes. Aga pealinnas on teine asi. Pealinnas ei tea inimesed naabritki, nii et
et seal on natuke võib-olla teisiti, aga jällegi tekitati probleem, mida ei olnud. Ja noh, sellega siis jällegi üritati kuidagi lõhestada inimesi, et kes on seal, kes peavad abielluda saama ja kes ei pea saama, nii et noh, need on niisugused mõttetud probleemid, mis on üles toodud ja mille nimel siis käib jällegi sinu suur vaidlemine, kuigi põhimõte on hoopis midagi muud, mis ongi nii, kui sa ennem ütlesid, et Eesti rahva säilimine peaks see number 1 olema, keele ja rahva säilimine. Ühiskond. Kas me moodustame ühiskonna või mitte? Kui moodustame ühiskonna, küllap me ka pisiasjades kokku lepime. Ja no see ongi jällegi üks põhimõte, mida ma olen inimestele palju ütelnud Eestis, et kui meil on ühised põhimõtted, ütleme suures plaanis on ühiselt, siis näiteks selle nimel, et kas nüüd kellelgi on kuskil mõni, ütleme, väike tuulepark, mis ei konkureeri niikuinii nende maailma suurimatega, ma räägin Harri omadest, no siis ma ei näe, et oleks vaja rusikas taskus olla, sellepärast, et kellelgi on kuskil, noh, need on, mis temal on suhteliselt pisikesed, ütleme, tuulegeneraatorid, et ma ei näe mingi probleemi, kui väike protsent Eesti energiast sellega toodetakse. Aga kui panna muidugi need maailma suurimad teletorni kõrgused, noh, see on selge, et sihukest jama ei saa Eestisse lubada. Aga no ütleme, niimoodi peabki vaatama, et põhiasjad, nendel, kellel on põhiideed samad, peaksid ikkagi suutma koostööd teha. Ja need, ütleme, väiksemad asjad siis lihtsalt kõrvale lükkama ja nendega saab arutleda ka pärastpoole, kui on rohkem niisuguse põhiasjad on ära lahendatud. No Harri probleem on suuresti selles, et alguses anti kõik nõusolekud hakka tegema ja siis, kui ta oli juba piisavalt investeerinud, siis korraga öeldi, ei, siia ei tee, siia ei tohi. Ja puht paranoiliselt, vandenõu teoreetiliselt ma ütleksin, et siin taga võivad olla ka mingisugused väga isiklikud poliitilised põhjused, tänu millele võeti vastu mingid otsused ja neid ei saa ju tagasi võtta, sest muidu vastaspartei kohe ründab. Ma tean, et Harrile tehti ettepanek ju ka Keskerakonnast välja astuda. Aga ta ilmselt ei astunud, kuigi ettepanek tehti. Nii et siin on taustal nii palju liikumisi, igal juhul põhimõtteliselt võib öelda, et Harri on riigi tegevusega kahju saanud ja korralikult. Ja no siia ma panen 3 punkti, sest muidu ma võin hakata ka natuke jama ajama. Et noh, muidugi üks suur probleem, mida me rääkisime sest viimast 30 aasta siis Eesti probleemidest on see, et majanduskeskkond ei ole olnud stabiilne. Kui Eesti aja alguses mul siis isa tegi bensiinijaama ehk rentis bensiinijaama, kõik läks ilusasti, kuni oli aasta, siis oli kas 2001 või 2002, kui tuldi siis nõudma, et teil peavad olema siis vastavalt seal, kus sa siis töötad, see bensiinijaama pisikene putka, kus põhimõtteliselt üks inimene sisse mahtus. Teil peab olema spetsiaalne ventilatsioon, mis oleks läinud maksma ulmesumma. Ja see oli üks põhjusi, miks tuli siis kinni panna, ära likvideerida see bensiinijaam. Nii et, aga neid igasuguseid 2002 ma panin kirja, et meil käis vist 12 erinevat inspektorit kontrollimas seda pisikest bensiinijaama, mis oli keset mitte kuskil. Mis minu jutu põhimõte on see, et aastast aastasse tehti rohkem igasuguseid takistusi sinu, ütleme, äri ajamisele või ettevõtmisele. Ja kui sa näiteks millegiga toodad midagi, saad teada, mis on elektri hind järgmised 10 aastat, missugused on sul tööjõumaksud. Aga kui need iga aasta muudetakse, üks päev lubatakse ühte, teine päev lubatakse teist, kuidas sa investeerid ja nii ongi, teed suurema investeeringu, et sa võid sellise kahjumi saada, mis võib sulle panna täiesti maksahaagi.
Siit tekib küsimus, et miks Eestisse investeerida. Vaadake, mis on elektri hinnaga juhtunud. Kuigi suurem osa elektrit on siis varstatud Venemaalt ja teine on siis meil siis kivisööst tehtud, mis on meil põhimõtteliselt tasuta käes. Ja ka me maksame siis maailma kallimat hinda tänu nende igasuguste rohejamadele, igasugustele maksudele. Nii et ei saagi Eestisse investeerida. Sa ei saagi Eestis äri ajada. Sa ei saagi midagi teha, kui sa ei tea, mis homme on, missugune maksud homme on, mis hind homme on. Et stabiilsus on 30 aastaga täiesti olematu. See on minu väide vähemalt ärivaldkonnas. Et no jah, siin kui seda lihtsamalt ära seletada, siis võib-olla vanemad inimesed mäletavad kampaaniat elektriküte, põrandaküte, igasugused värgid, odav, mugav, puhas ja nüüd on su rahakott puhas sellest. Nii ta ongi, et oled selle juhtme otsas ja sul ei olegi varianti, elektrit on vaja, on sul vaja külmiku jaoks, sul on vaja kütte jaoks, kui sa oled võtnud ahjud välja. Et noh, see on ja siin tekib küsimus, kas see ongi ühiskond või on see korralduslik ühiskond, sest et sa oled sõltuv kõigest sellest. Ja kui maamaks ka veel, siis sa ei saagi kodus istuda, sa pead rabelema, et need kõik ära maksta. Nii et see on niisugune lõputu. Ja noh, mis seal siis muud on? Sa pead ise endale elamise otsima ja ise pead tööl käima, et maksta need maksud ära. Ja need, ütleme, püsikulud ära ja siis ei jäägi midagi järgi. Süüa ka vaja on. Nii et oledki jäetud 4 tuule peale. Aga ma arvan, et täna võime jälle hakata punkti või 3 punkti panema. Kuidas tänase jutu kokku võtame? No, tulebki kokku võtta see, et vaadata tagasi, mis on siis 30 aastaga Eestis tehtud. Ja teine, ütleme, punkt on see, et kas teil jätkub olla tugevust olla peremees, enda peremees ja siis ka vastavalt omas riigis käituda nagu peremees. Et see on minu poolt kõik. Aitäh, Maik Kalamus ja aitäh muidugi kõik, kes on Nõmme raadiot toetanud. Meie püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.